sellest, kuidas me võime tulla Jumala ette julgelt ja seda ma arvan sellepärast, et Jumal on öelnud, et ta võtab meid alati vastu, ükskõik kust me tuleme või ükskõik millistele tuleme. Tema tahab meid vastu võtta ja tema tahab meile enda armastust pakkuda.
tere, tere! Tere tulemast 3D kogudusse. Minu nimi on Jakob ja just see video, mida nägite, on selline avatunnus video seeriast, mis algab 3D koguduses siis juba järgmisest pühapäevast. Ja selle seeria nimi, kuigi pool sellest tekstist läks küll siin kaduma, oli valmistumine rannahooajaks. Ja mina isiklikult usun, et see on tõenäoliselt üks selliseid parimaid seeriaid, mis kunagi 3D koguduses on olnud. Ja mis me tahame selle seeria jooksul teha, on see, me tahame adresseerida mingisugused sellised
nagu huvitavad teemad, mis puudutavad sellist rannahooajaks valmistumist ja see ei tähenda nagu lihtsalt seda, et me räägime sellist füüsilisest nagu vormi saamisest nagu see video, nagu me räägime päris palju ka vaimsest poolest, mis tegelikult tähendab seda, et kui suvi tuleb, nagu inimesed reisid igale poole ja kuidas sellises keskkonnas samamoodi ellu jääda, kus su rutiin või rütm võib-olla muutub, kuidas olla valmis selleks suveks. Ja järgmisel korral ma ise räägin sellest, kuidas, mis see teema siis on see, et mis siis, kui me ei näe seda soovitud tulemust. Ja ma olen ise pidanud tegelema enda elus nagu päris palju sellise nagu sooviga olla edukas ja kui see ei ole täitunud ja ma olen pidanud tegelema iseenda isiksusega palju ja ma jagan sellest, ma arvan, üsna isiklikult nagu, et kuidas mina olen sellest asjast üle saanud ja üle saamas, sest see ei ole lihtsalt nagu alati lihtne, aga kui sa tead kedagi või tunned kedagi või sa oled ise selles olukorras, kus sa oled vahel tundnud, et sa nagu elus tahaks näha mingit tulemust, aga sa ei näe seda ja sa ei oska nagu midagi teha, siis ma usun, et järgmine pühapäev on parim koht, kus sul olla on siinsamas. Ja pärast seda järgmisel korral 25. mail siis meil tuleb näiteks midagi huvitavat, me teeme lisaks jutlusele on intervjuu Eesti ühe parima pikamaa keskmaa jooksjaga Tiidrek Nurmega, kes tuleb siia ja räägib natukene sellest, kuidas nagu valmistuda rannahooajaks. Ma arvan, et neid nõuandeid tahab igaüks kõrva taha panna ja nii edasi, et see seeria tuleb, ma arvan, päris põnev. Nii et ma loodan, et sa võtad aega ja enda sõbrad võtad kaasa, et olla siin. Mis me veel tahame öelda, kolmade koguduses toimub, regulaarselt praegusel hetkel toimub veel sellised asjad nagu kodugrupid ja need on iganädalaselt ja rohkem infot saab nende kohta veebilehelt või ükskõik inimesed, kes siin lava peal liiguvad, kõik käivad ühes kodugrupis, me ise praktiseerime seda, me ise usume sellesse. See on üks parimaid keskkondi, kus me saame üksteisega lähedasemaks, kus me saame Jumalaga lähedasemaks ja õpime tema kohta midagi tundma. Ja kui sa täna oled veel siin ja mõtled, okei, et ma tahaks natuke rohkem nendest kodugruppidest teada, siis me oleme sellise lauakese pannud sinna taha nurka, mis võib-olla esmapilgul isegi ei hakka silma, aga see on laud, kus me oleme siis koondanud inimesed, kes on ekstra võtnud, tahavad täna selle jaoks aega võtta, et nagu vasta kõikidega sinu küsimustele, mis iganes sul võivad olla, kas kodugrupiga, selle kogudusega, usuga, eluga, kõigega. Nii et seal on inimesed, kes on ekstra võtnud selle jaoks aega, nii et kui sul vähegi on mingisugused küsimused, vähegi on mingisugused mõtted, siis ma arvan, et sa võid täiesti vabalt, täiesti julgelt pöörduda sinna ja inimesed hea meelega teenivad sind. Ja sinna lauda me oleme veel pannud erinevaid asju, me oleme pannud siin mingisugused riided, kui sa sinna poole vaatad, siis see põhjus, miks me need riided oleme sinna pannud, on sellepärast, et sa võiks neid võtta ja nendega siit minema kõndida. Ja päriselt ka, see on põhjus, miks me oleme seda teinud ja lihtsalt see tagaplaan nagu sellel on see, et kui sa tunned ja tahad, siis sa võid ka nende riiete eest teha nagu oma äranägemise järgi mingisuguse toetuse ja see toetus läheb automaatselt sellele, et me saaksime 3D kogudus Tallinnasse rajada ja saaksime videotehnoloogia panna selliselt, et me rajame esimese videokoguduse või videocampuse koguduse, kus me kasutame videojutlusi ja see on sinu võimalus lihtsalt olla osa sellest projektist ja ma usun, et see on Eestit muutev, see on lihtsalt midagi harukordset, Eestis ei ole mitte keegi kunagi varem seda teinud ja see on sinu võimalus täna. Ja üleüldse me paneme tegelikult 3D koguduses siin regulaarselt kokku korjanduse ja ma lihtsalt nagu enne veel, kui ma sellest räägin, siis lihtsalt tuli üks asi, mis veel meelde, mis ma väga lubasin teha, on see, et meil koduleheküljel lihtsalt mainida teile ära, et meil on sellised piibli lugemiskavad, mis aitavad võib-olla sul paremini lugeda piiblit ja ma ei tea, kas on sinu jaoks olnud selline kerge või lihtne protsess, aga me oleme eraldi koostanud või õigemini tõlkinud ühe kava, mida meie hea sõpruskogudus, Newspringi kogudus on kasutanud, see puudutab Johannese evangeeliumit, ehk siis sa saad lugeda iga päev ühe väikse peatüki piiblist ja natuke mingisugused mõtted, mingisugust seletust selle juurde ja põhimõtteliselt 21 päevaga saad läbi lugeda tegelikult Jeesuse eluloo, mille pani kirja üks tema kõige lähedasemaid jüngreid ja see on selline, ma arvan, põnev ettevõtmine, mida iseenesest teha ja need kõik info on nagu koduleheküljel olemas, sa saad nende iga päevaks üks väikesugune lõik, sa leiad, ma usun, need üles, kui sa lähed sinna ja see oli lihtsalt asi, mis ma tahtsin öelda sulle ja meil on lisaks piibel suvega läbi kavaga olemas, kui sa oled selline nagu juba, ma ei tea, teine tase või tahad nagu kõvasti lugeda, siis see on üks variant, mida suvel praktiseerida. Aga üks asi, mis ma ütlesin, et me paneme iga pühapäev siin kokku korjanduse ja see mõte on selles, et me tahame väljendada Jumala ülistust ja me tahame väljendada Jumala ülistust enda lauluga, me tahame väljendada Jumala ülistust sellega, et me anname ja jagame ja selle mõte on minu meelest see, et me näitamegi tõeliselt, kus me süda on. Ja mina isiklikult kristlasena usun seda, et kui ma olen nagu otsustanud Jeesusele järginud ja kui ma väidan seda, et Jumal on minu elus esikohal, siis see peaks väljenduma ka selles, kuidas ma enda raha kasutan ja
ma lihtsalt julgustan sind andma, ma julgustan sind andma mitte sellepärast, et lihtsalt 3D kogudus saaks oma arved ära makstud, mitte sellepärast. Ma usun, et see saab teoks nii või naa, kui see on Jumala plaan, see on Jumala kogudus. Aga ma julgustan sind tegema sellepärast, et sa ise tunneksid, et sa oled pannud Jumala enda elus esikohale ka enda rahakasutuses. Ja kui sa oled siin kristlane, siis see on mingi väljakutse, mida ma sulle teen ja sa võid panna sinna karpi, sa võid panna, seal on väike panga makseterminal, kui sa tahad kaardiga teha annetusi. Kui sa oled siin inimene, kes ei tunne Jeesust, siis ma olen alati öelnud, et me ei oota su raha. Me lihtsalt tahame sulle täna anda midagi, me tahame sult midagi ära võtta, me tahame rääkida sulle, kes on Jeesus ja me loodame, et selle teenistuse käigus Jumal muudab su elu ja sa võid saada kristlaseks. See on meie lootus, see on mu unistus, sellepärast me teeme seda kogudust siin. Ja need olid mingid teated, mida ma tahtsin teile edasi anda. Laulame, ülistame Jumalat veel ja ülistame teda kõigiga, mis meil on. Nii, tere taas, noh. Nagu uues. Okei. Nagu ma ütlesin, minu nimi on Jakob ja mul on tõesti hea meel, et ma saan kõneleda täna siin. Ma just arvutasin, tegin kergeid arvutusi, et kui ülestõusmispühad välja jätta, siis ma ei ole siin 3D koguduses jutlustanud 7 nädalat. Ja see on iseenesest nagu selline, suur number võib-olla, või ma ei tea, selle kohta, et ma olen selle 3D koguduse pastor. Aga mul on hullult hea meel, et ma olen saanud tulla täna siia ja nagu rääkida ka teiega. Ja täna me lõpetame siis sellise seeria, mille pealkirjaks on Taevas ja põrgu. Ja kui me planeerisime seda seeriat, siis ma kuidagi otsustasin, et ma võtan siis selle viimase osa, võtan selle asja kuidagi kokku ja mulle jäi selline teema, et kes läheb kuhu? Kes läheb kuhu? Kes läheb taevasse, kes läheb põrgusse, kus me teame, kes läheb kuhu, miks me teame seda? Ja kui ma hakkasin mõtlema selle teema peale, siis ma sain aru, et see ei ole kuigi lihtne asi, millest nagu rääkida. Esiteks, võib-olla sellepärast ma mõtlesin, et kas mul on nagu õigus, kas mul on nagu mille alusel ma ütlen kellegile, et sa lähed kuhugi. Nagu
nagu sa veedad igavikku kuskil ja kas mul on nagu sellist mingit kandepinda, mille põhjal ma üldse saan midagi rääkida. Ja teisalt see oli lihtsalt kuidagi selline ebamugav ka mingil määral öeldagi lõpuks välja mingisuguseid selliseid nagu tõeliseid asju. Ma mõtlesin, et kas mul on kuidagi võimalik seda teha kuidagi ilusamaks, et kas on võimalik kuidagi nagu lihtsamaks seda teha ja ma tükk aega mõtlesin selle peale, lõpuks ma sain aru, et tegelikult nagu ainus, mis ma saan teha, ma saangi rääkida sellest, mida mina usun. Ja ma usun 100%, et see, mis ma räägin, tuleb südamest ja see on nagu see seisukoht, mis mul on ja see tugineb piiblil. Ja kui piibel on sinu jaoks mingi autoriteet, siis ma usun, et sa usud täna seda sama asja või ma eeldan, et sa usud seda sama asja. Kui piibel sinu jaoks ei ole autoriteet, siis sa võib-olla ei usu. Aga kogu see point on see, et see tänane jutus, ma üritan seda hoida võimalikult piibli keskselt ja lihtsalt rääkida sellest, mida minu meelest, kui me vaatame piiblisse, me näeme. Ja suures plaanis ma võin selle küsimusele vastuse kohe ära öelda, kes läheb kuhu. See on 2 sõnaga võin selle küsimusele vastata. Jeesus otsustab. Kõik. Jeesus otsustab, kes läheb kuhu. Nii lihtne see ongi. Aga ma tean, et see vastus nagu üksi võib-olla sind ei rahulda. Ja ma üritan täna veeta siis ülejäänud aja sellest, et rääkida sellest, mida siis Jeesus võiks otsustada. Huvitav. Ma ei tea, millises seisu või nagu kus sina praegu enda elus oled või mida sa mõtled üldse taeva põrgu peale või mida sa mõtled selle peale, et kuhu sina tegelikult ühel päeval lähed, aga mina isegi olles kristlane, ma olen siin rääkinud päris palju ka seda 3D kogudes, kuidas ma olen saanud kristlaseks, ma kasvasin üles kristlikus perekonnas, lihtsalt öeldes, mu isa ja mu ema olid kristlased, siiamaani on kristlased, mu õde on siiamaani kristlane. Ma lihtsalt kasvasin üles suurepäras perekonnas ja ma kunagi väiksest peale, ma olen öelnud, ma pole kunagi kahelda, et Jumal on olemas. Ma ei tea, mis tunne see tähendab, et mõelda, et Jumalat ei ole olemas. See ei ole kunagi minu jaoks küsimus olnud. Aga ühel hetkel ma sain aru, et sellest jääb väheks, kui ma tean, et lihtsalt Jumal on olemas. Piibel ütleb samamoodi, et isegi kurjad vaimud teavad, et Jumal on olemas ja nad isegi värisevad tema ees. Aga see ei tähenda seda, et nad nagu veedaksid enda igavikku taevas. Ja mina hakkasin ka üsna tegelikult noorelt, ma arvan, mõtlema ka sellisel teemal, et kus siis mina ühel hetkel veedan enda igavikku. Ja ma sain nagu aru, et ma nagu võiks iseenesest veeta selle igavikku taevas, sellepärast, et ma tunnen Jumalat. Et ma tean, ma poletan ta poole õhtuti, vahetevahel ka kuskil mujal ajal, siis kui oli abi vaja tõesti. Ja samas ma nagu ühel hetkel hakkasin ka piiblit lugema iseseisvalt. Ma natuke kasvasin, õppisin lugema ja siis ühel hetkel muutus isegi piibel huvitavaks. Ja tegelikult ka, kui sa vaatad selle raamatu sisse, siis on üsna huvitav raamat. Kui sa hakkad lugema neid lugusid ja see on nagu kaashaarav. Aga ühel hetkel ma sattusin sellise kirjakoha peale, mis pani mind mõtlema ja pani mind küsima küsimusi. Ja see oli Matteuse evangeeliumi 7. peatükk 13-14 salmid. Ja Jeesus ise ütles seal täpselt selliselt siis. Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse ja paljud on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Ja hetkel, kui ma loen, ma hakkan aru saama, mõtlen, et Jeesuse sõnad sisuliselt suures plaanis on see, et paljud inimesed ei jõua taevasse. Nii nagu ilus või kurb või kuidas iganes on, nagu Jeesuse sõnad on suurem enamus, paljud on need, kes ei lähe sellest kitsast teest, ei lähe ellu. Vähesed on need, kes lähevad sinna. Ja see tekitas minus küsimusi, ma mõtlen, kes need vähesed on, kuidas ma tean, kas ma saan olla see, sest see on nagu Jeesuse enda sõnad, siin ei ole mingisugust tõlgendamisruumi meil ja see oli sellised küsimused, mis minul tekkid ja võib-olla selline see tunne, mis mul hakkas, on see, et kas ma olen piisavalt hea. Ma tean, et ma usun Jumalasse, aga samas ma tegin mingisugust tegusi, mis võib-olla ei kiitnud Jumalat ja tobe ma tegin midagi sellist ja ütlesin võib-olla enda vanematel halvasti või tegin enda õele kuidagi liiga või mingid asjad, mis mu elus võib-olla need defineerivad, et ma ei saa nagu taevasse. Ja korraga ma hakkasin nagu ette kujutama enda jaoks seda, et see sõltubki meeletult palju mu tegudest. Ma pean kuidagi minema sealt kitsast väravast sisse, ma pean enda tegudega kuidagi tõmbama ennast nagu koomale või kuidagi kitsaks ja kuidagi ebamugavalt mahtuma sealt sisse. Tegema ennast kuidagi panema lukku. Selline võib-olla näide on see, et kui ma üritasin ülikooli sisse saada, umbes sarnane see pilt oli minu taevas sisse saamisest.
ma läksin ülikooli, Tallinna ülikoolis käisin ja olukord oli selline, et enam-vähem mingi 150 inimest tahtis 4 tasutajale kohale. 4 tasuta kohta, 150 inimest. Võite ise kalkuleerida, kui lihtne sinna oli sisse saada. Mitte väga. Muidugi kõik ei olnud kõige nagu targemad pead selles mõttes, see on ka nagu aus vastus. Aga kui ma hakkasin ülikooli sisse saama, siis ma meeletult nagu mõtlesin, et ma tahan täiega seda õppima minna, aga mida ma saan ära teha selleks, et nagu sinna kindlustada nende sissepääsu, mida ma saan õppida, kuidas ma saan nende eksamid hästi teha, kuidas ma saan kõik sisseastumid katsed hästi teha. Ma meeletult palju kulutasin aega selle peale, et kuidagi nagu lunastada endale seda, teha kindlaks, et ma saan sinna sisse. Ja minu jaoks nagu taevaga tolle hetkel või väiksena olles on samamoodi. Ma hakkasin meeletult enda tegudele lootma, et kuidas ma saan nagu kindlustada ära selle, et ma saan sinna taevasse või kuidas ma saan olla kindel, et ma oleks üks nendest vähestest, kes lõpuks siis saab sinna. Ja kui elu läks edasi, siis üks asi, millest ma aru sain, on see, et taevase sisse saamine ei ole nagu kooli sisse saamine. See nagu ei ole limiteeritud nagu kohtade arvule, vaid see on limiteeritud sellele, kas me tunneme Jeesust või mitte. Ja see on ülimalt oluline point. Sest ma toon sulle lihtsalt näite, kui ma lähen, võib-olla taeva sisse saamine sarnaselt, kui ma lähen täna enda isa või ema koju. Ma võin sinna minna ükskõik mis kell, isegi öösel, kuskil ütlen, et kuule, ma olen all. Ja nad lasevad mu uksest sisse. Mitte sellepärast, et ma olen mingisugune järjekorranumbris, mingisugune õige number või valis midagi välja, vaid sellepärast, et ma tunnen neid, meil on isiklik suhe, isiklik identiteet ja läbi selle nad laseksid mind nende koju sisse. Ja see on sama põhjus on nagu taevaga, et meid ei lasta sisse lihtsalt sellepärast, et me teeme midagi õigesti, me valime mingisuguseid õigeid samme, vaid sellepärast, kas me tunneme Jeesus Kristust isiklikult või me ei tunne. Ja ma lugesin mingid kirjakohti, mis oli minu jaoks isiklikult julgustuseks ja ma loodan, et need on julgustuseks ka sulle. Johannese 5:24 ütleb selliselt, tõesti ma ütlen teile, Jeesus ise räägib, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid ta on läinud surmast ellu. Ja Efesoste kirja 2:8-9 Paulus ütleb siis ka selliselt, sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Ja kogu see kontseptsioon on tegelikult sellised, me ei lunasta enda tegudega keegi endale piletit taevasse, mitte keegi. Ei sina ega mina, ükskõik kui head me oleme. See on Jumala kingitus. See on and, et me võime tunda Jeesus Kristust isiklikult. Ja see on ainuke asi, mis tegelikult saab defineerida seda, kas me saame taevasse või me ei saa sinna. Või me läheme põrgusse sisuliselt. Ja see on nagu, ma loodan, et sa haarad selle olulisust või sa saad aru nagu, et see ei ole meie tegudest, vaid see on meie identiteedist, meie suhtest Jeesusega, mille alusel määratakse see, kuhu me läheme. Ja kui mina sellest saaksin nagu aru saama, kui minule jõudis see reaalselt enda elus kohale, siis ma võin öelda, et mingi hetk ma nagu nautisin seda väga. Mingi teatud periood, mingi hetk mu elus oli, kus ma nautisin seda täiega. Ma saan taevasse, ma tean, ma saan taevasse, see on ilus, see on nii hea on teada, et ma saan taevasse. Ma saan taevasse. Nagu selline mentaliteet oli ja see oli väga hea ja võib-olla selles samas mentaliteet sa oled praegu aru saanud, ma saan taevasse, ma tunnen Jeesust, väga hea. Aga võib-olla see teistpidi, ma ei tea, aga mis minu elus juhtus, oli see, et ma lugesin ühel hetkel raamatut, mis on kristlikest raamatust maailmas müüdud number 2 raamat, Piibli järel. Ja see on Rick Warreni Eesmärgist juhitud elu. Ja sa võid lugeda seda kunagi, see on päris hea raamat, see on 40 päevale selline, iga päev loed ühe siis peatüki ja see on hästi nagu üles ehitatud. Ja üks asi, mis ta kirjeldas seal, oli see, et kujutle ette, et sa oled ühel päeval taevas. Ja sinu juurde tuleb mõni sinu sõber ja ütleb, et kuule, et ma tänan sind, et sa rääkisid mulle Jeesusest, sest tänu sellele ma saan olla täna sinuga koos siin taevas. Ja korraga nagu minu elus hakkas toimuma see, et ma hakkasin mõtlema, et vau, nagu ma tahaks seda tunnet, ma tahaks isiklikult seda tunnet, et ühel päeval, kui ma olen taevas, mu sõbrad tulevad ja ütlevad mulle, Jakob, et aitäh, et sa rääkisid mulle Jeesusest. Sest tänu sellele ma võin olla täna siin. Mitte otseselt minu tegudele tuginedes, keegi saab taevasse, mitte selle pärast. Aga ma hakkasin mõtlema, et on oluline see, et me räägiksime inimestele, kes on Jeesus.
ja ma hakkasin aru saama, et see on väga-väga oluline. Sest piibel ütleb Rooma kirja 10:13-14, see on mu üks lemmikkirja kohta võib-olla üldse. See ütleb niimoodi, et igaüks, kes hüüab appi, issanda nime päästetakse. See on hea eeldus, igaüks, kes hüüab appi, issanda nime päästetakse. Aga järgmises salmis ütleb midagi väga tabavat. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Kuidas keegi saab lõpuks uskuda, kui talle jagata evangeeliumi, kui talle jagata seda, kes on Jeesus? Ja mis Jumal hakkas minu elus tegema, on see, et hakkas andma mulle mõista, et mul on nii palju sõpru, nii palju lähedasi inimesi, kes tegelikult ei tea, kes on Jeesus. Ja kui nad ei tea, kes on Jeesus, siis lõpuks nad veedavad enda igaviku põrgus. Ja ma ei taha seda. Ma ei taha, et minu lähedased inimesed veedaksid enda igaviku põrgus. Ja ma sain aru, et kuidas nad saaksid kuulda ilma, kui keegi räägib, ma sain aru, et mina pean olema see inimene, kes hakkab rääkima. Ma pean hakkama rääkima inimestele Jeesus, sest see on igavikulise tähendusega küsimus. See ei ole lihtsalt mingisugune valiku küsimus või mingisugune lihtsalt tore asi, mis inimestele tuleb boonusele juurde, vaid see määrab ära inimeste igavikku, kas nad tunnevad Jeesust või mitte. Me elame siin Eestimaal ja me elame lääne ühiskonnas, me elame selles ühiskonnas, kus meil on kristlikud tagajuured nagu või selline taust kergelt öeldes. Aga inimesed tegelikult ei tea, kes on Jeesus. Inimesed tegelikult tänapäeva ühiskonnas, nad on kuulnud võib-olla mõne sõna, nad teavad, kes on enam-vähem võib-olla Jeesus kui mingi isik, kes on kunagi elanud, kelle järgi me arvame aega, aga tegelikult inimesed ei tea Jeesust mitte midagi. Ja ma ei taha nagu alaväärista inimeste teadmisi, aga see on, ma usun, reaalsus. Nii palju, kui mina olen rääkinud enda sõpradega ja inimestega, kes isegi võib-olla ei ole mu sõbrad, aga kes on lihtsalt olnud tänaval või tuttavad. Ja Jumal lihtsalt hakkas minu südamesse panema seda, et ma oleksin see inimene, kes jagab evangeeliumi. Ma sain aru, et see on nii oluline asi. See on nii oluline asi, et ma pean hakkama seda tegema. Ma usun, et päeva lõpuks, isegi see on see sama põhjus, miks täna on 3D kogudus siin. Ja lõpuks, miks täna saad sa siin olla, sellepärast, et mingid inimesed otsustasid lihtsalt, et nad jagavad evangeeliumi ja koguduse rajamine ja koguduseks olemine on üks selline viis. Ja mul on hea meel, et sa täna kuuled seda. Ma usun, et mul on hea meel, et sa täna kuuled seda kindlasti, kes on Jeesus. Et sa ei saa siit ära minna ilma selleta, et sa ei teaks, kes tegelikult Jeesus on ja mida Jeesus sulle pakub. Aga tead, üks kord, kui ma rääkisin inimestega, siis üks inimene ütles mulle, et Jakob, et nüüd ma tean, kes on Jeesus, aga tead, mul oleks lihtsam, kui ma ei teaks. Mul oleks lihtsam, kui ma ei teaks, sest nüüd ma pean valima Jeesuse. Ja äkki siis, kui ma ei teaks, kes on Jeesus, siis Jumal annaks mulle armu. Äkki oleks tegelikult mulle parem, kui ma ei teaks, kes on Jeesus. Ja võib-olla sa oled ise samasugused mõelnud, et nagu, või mõned su tuttavad on sellised mõelnud, et tegelikult, kui ma ei teaks, kes on Jeesus, et ma olen kuskilt kuulnud, et piibel räägib sellest, et need inimesed, kes pole kunagi Jeesusest kuulnud, et nemad lähevad taevasse. Ma ütlen ausalt, see on täielik müüt. See on müüt. Ja ma ütlen, kus see müüt tuleb, teoreetiliselt tuleb piiblist, aga ma loen seda ette sulle ühe kirjakoha, kus paljud vahest inimesed nagu ütlevad selle kohta või nagu räägitakse sellest niimoodi. See on Rooma 2. peatükk 11-16 salm. Sest Jumala juures pole erapoolikust. See on oluline teada, Jumala juures ei ole erapoolikust. Kes teevad pattu seaduseta, need ka hukkuvad seaduseta. Kes teevad pattu seaduse all, neile mõistetakse kohut seaduse järgi. Jumala ees ei ole ju õigeid seaduse kuuljaid, vaid seaduse täitjad, kes mõistetakse õigeks. Kui paganad, kellel ei ole Moosese seadust, ometi loomu poolest täidavad seaduse sätteid, siis ilma seaduseta olles on nad iseenesele seaduseks. Näidates seega, et seadusepärane tegutsemine on kirjutatud nende südamesse, ühtlasi tõendavad seda ka nende südametunnistus ja nende mõtted, mis järgemööda kas süüdistavad või vabandavad neid. Nii see ilmneb päeval, mil minu evangeeliumi järgi Jumal Jeesus Kristuse läbi mõistab kohut inimeste saladust üle. Ja ma ütlen sulle ausalt, kui sa loed seda kirja kohta, võid veel lugeda, võib kodus järgi vaadata teise Rooma 2:11-16, siin ei räägi mitte ühtegi sõna tegelikult sellest, et inimesed, kes ei ole kunagi kuulnud Jeesusest, lõpetavad taevas.
ükskõik tegelikult, kuidas seda tõlgendad, me ei saa seda siit välja lugeda. Ja mida me saame välja lugeda siit on see, et Jumal otsustab, Jeesus otsustab, mõistab kohut. Paneme selle viimase lause veel, mis selles tekstis oli. Sest nii ilmneb päeval, mil minu evangeeliumi järgi Jumal Jeesus Kristuse läbi mõistab kohut inimeste saladuste üle. Jeesus otsustab. Ja ma ei taha olla see inimene, kes ütleb, et kõik inimesed, kes pole kunagi Jeesus kuulnud, lõpetavad põrgus. Aga Jeesus otsustab. Jeesusel on voli. Aga nagu me nägime see esimese ajal, ma ütlesin, et kellel ei ole seadus, kes pole kunagi kuulnudki tegelikult sellest, mõistetakse süüdi selle sama seaduse, nagu mitte seadusepärase käitumise all. Aga kellel on seadus, need mõistetakse süüdi seadusest lähtuvalt. Ja kogu see nagu kontseptsioon, mida ma tahan öelda, on see, et ma ütlen ausalt, mina ei tea, mis nendest inimestest saab, kes ei ole, elavad kuskil Peruu, Brasiilia vahelistes vihmametsades või need inimesed, kes sünnivad ja surevad 2-1-aastasena. Ma tahaks uskuda seda inimesena, et neil on lootus. Ja ma tegelikult ka siiralt kohati usungi seda. Aga ma ei saa öelda Piiblile tuginedes seda, et need inimesed lähevad kindlasti taevasse. Ja ma ei saa öelda Piiblile tuginedes, et need inimesed lõpetavad põrgus. Aga ma tean seda, et Jeesus otsustab. Jeesus otsustab meie südamet üle. Ja ma tean ka seda, et siin maailmas ei ole ühtegi inimest, kelle südametunnistus oleks niivõrd puhas, et me lõpetaksime, ütleksin, läheks Jeesus ja Jeesus ütleks, et vau, sa oled nii hästi elanud. Meil ei ole sulle mitte midagi ette heita. Tule taevasse. Me ei ole keegi patut elanud. See on oluline mõista. Ja võib-olla ikka see kontseptsioon on nagu hägune, aga ma lihtsalt tahan öelda, et samas ka muidu poleks Jeesus andnud meile seda põhilist käsku. Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Markuse 16:15. See on see sama põhjus, miks Jeesus tegelikult ise läkitas meid kui Jeesuse jüngreid, kui Jeesuse järgi, et tegelikult minemagi kõikjale maailmale, minema ka sinna Peruu ja Brasiilia vahelistesse vihmametsadesse igale poole. Selleks, et inimesed saaksid teada, kes on Jeesus ja saaksid valida Jeesuse kasuks, otsustada Jeesuse kasuks, uskuda Jeesusesse. Ja see on see valik tegelikult, mis peaks olema kõikidel inimestel. Tulleski tegelikult või minnes edasi või minneski selle juurde, siis see oli see, mis ma isiklikult, ma ütlen ausalt, ma ei ole seda ideaalselt teinud, aga ma olen natukene seda teinud, ma olen üritanud jagada inimestel sellest, kes on Jeesus ja üritanud anda mõista neile, neil on lootus läbi Jeesuse, kui nad tahavad valida Jeesust. Ja mis juhtus oli see, et ühel hetkel ma hakkasin mõistma, et kõik inimesed ei taha Jeesusele järgneda. Ma ei tea, kas sa oled sellest samast punktis olnud, kui sa oled jaganud kellelegi Jeesust, aga kõik inimesed ei taha otsustada Jeesuse järgneda. See on valiku küsimus ja ükskõik kui palju sa räägid, ükskõik kui palju sa jagad informatsiooni kellelegi, siis kõik inimesed ei taha teha seda otsust. Ja lõpuks see on kõikide inimeste vaba valik. Aga ma nagu jõudsin sinna ja sain sellest aru ja Johannese evangeeliumi 3:16 on üks selline maailma kõige tsiteeritumaid nagu piiblisalme. Seal ütleb niimoodi, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usuks, ei peaks hukkuma, vaid et oleks igavene elu. Ja siis sealt edasi, mis räägib, mida tavaliselt ei lisata sinna juurde, aga mis on minu meelest sama oluline. Ütleb niimoodi, Jumal ei ole ju läkitunud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Sest kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut. Või kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Et kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust, ega tuleb valgus juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Ja ma ei tea, enda elu jooksul ma olen aru saanud sellest, et ongi lihtsalt inimesed, kes valivad, kelle jaoks on atraktiivsem mitte olla koos Jeesusega. Ja ma ütlen ausalt, isiklikult ma ei saa aru sellest, kuidas saab nii olla, aga ma näen seda, et osad inimesed teevad selle valiku ja see on meie kõigi vaba valik. Aga ma usun seda siiralt, et meie üle
ülesanne ongi inimesi lihtsalt teavitada sellest, kes on Jeesus. Ja anda inimestele see vaba valik. Et nad ise teeksid selle otsuse, kas nad tahavad elada koos Jeesusega või mitte. Ja ma ütlen, see on see põhjus, miks me oleme algusest peale 3D koguduses otsustanud seda, et kui me peame valima kahe vahel, kas nagu kuidagi hoida elus mingisuguseid inimesi, kes ei taha valida Jeesust, üritada nagu jõuda neid, palun vali Jeesus, või jõuda nende inimesteni, kes tegelikult ei ole kunagi kuulnud Jeesust, siis me alati valime selle teise variandi. Ja mõned inimesed, kes on nagu rohkem võib-olla sellise hooliva südamega, ma ei taha öelda, et ma olen mingisugune mitte hooliva südamega, vahest küsivad, Jakob, miks me ei näe vaeva, nii palju vaeva, et nagu kuidagi tuua tagasi neid inimesi, kes on nagu läinud eemale kogudusest ja ma ütlen, ma tahan näha selle jaoks ka vaeva, ma tahan anda endast parima selleks. Aga päeva lõpus, kui ma pean valima, kas ma lähen kedagi taga nutma, kes on otsustanud ise enda elus mitte järgneda Jeesusele, või ma räägin nendele inimestele, kes pole mitte kunagi kuulnudki Jeesusest, siis mulle tundub loogiline teha seda teist, sest inimestel jääb alati valik ja otsustusvõime otsustada mitte Jeesuse kasuks. Ja liiga palju inimesi Eestimaal elab täna, kes ei ole Jeesust kuulnud. Et meil jääks aega taga nutta kõiki inimesi, kes on otsustanud mitte valida Jeesuse kasuks. Ja see on karm, aga see on tõde. Ja ma tahan samamoodi panna sind mõtlema, kui sa oled siin, eriti kui sa oled siin kristlane, et nagu, mis on sinu prioriteedid. Ja ma loodan siiralt, meie koguduse prioriteet on see, et evangeelium jõuaks inimestele, inimestel oleks kõigil valikuvabadus ja valikvõimalus, mitte ainult osadel. Johannese evangeeliumi 3:36 ütleb selliselt. Kes usub pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. Kes usub pojasse, kes ei kuula poega. Ja aeg-ajalt lihtsalt võib-olla inimesed mõtlevad ka selle peale, et ma teen mingi otsuse, ma justkui ütlen Jumalale, et ma tunnen sind Jeesus, aga oma tegudega ma võin teha, mida ma tahan. Ma valin justkui Jeesuse, aga siis ma otsustan, ma teen, mida ma tahan, sellepärast, et Jumalale mulle nagu nii andeks kõik ja ma kasutan ära, kuidagi kuritarvitan seda armu, mida Jumal pakub. Pole hea plaan. Ja sama kirja kohta ütleb, et kes tegelikult, võtame selle Johannese 3:36 korra uuesti ette. Kes usub poega, sellel on igavene elu, kes ei kuula poja sõna. Ja ma loodan siiralt, et me pilt usust ei ole kristlastena mitte ainult see, et me teeme mingisuguse otsuse, mingisuguse valiku Jeesuse kasuks ja me võime teha, mida me eales tahame. Või me tegelikult ka kuuleme seda, mida Jeesus tahab meile öelda ja praktiseerime seda enda elus. Ja see ei tähenda seda, et me oleme perfektsed, see ei tähenda seda, et me ei kunagi ebaõnnestu sellel missioonil või tegemisel. Kindlasti paneme pange täiega, ma olen pannud väga palju pange. Aga see tahe, see soov, igatsus ja mõtted, see väljendus, see pool, kuhu me tahame liikuda, see peab olema Jeesuse suunas, kui me tahame Jeesusele järgneda. Ja ma arvan lõpuks nagu see põhiline küsimus, mida me igaüks iseendalt peamegi küsima, ongi see, et nagu, mis otsuse meie siis teeme? Mis otsuse me teeme siis Jeesuse kasuks? See on igaühel meist küsimus. Kui me teame tegelikult Piiblile tuginedes seda, et meil on võimalik elada taevas igavesti koos Jeesusega ainult siis, kui me otsustame selle kasuks ja me järgneme enda elus Jeesusele. Ja kui me seda ei tee, siis me läheme põrgusse. Ja kohati see võib-olla see kõlab kuidagi karmilt, aga inimesed nagu mõtlevad seda, et kui ma ei otsusta Jeesuse kasuks, siis ma olen kuskil neutraalses tsoonis või ma ei teegi mingit otsust, ma olengi nagu neutraalne. Aga ma tahan sulle anda täna ausalt selle edasi, et kui sa täna ei otsusta Jeesuse kasuks ja ma ei taha sulle sind ära hirmutada, aga ma lihtsalt tahan sulle teavitada tõde. Kui sa ei otsusta Jeesuse kasuks, siis sa otsustad tegelikult põrgu kasuks. Sa ei jää kuhugi neutraalsesse tsooni, sest nagu kui me loeme Piiblit, kui me vaatame sellesse, mida Jumala sõna räägib, see ongi reaalsus, see on nagu must ja valge. Siin ei ole halli tsooni. See on valik Jeesuse kasuks või see on valik Jeesuse kahjuks. Ja sellest lähtuvalt me veedame enda igavikku kuskil. Ja kui
kui sa lähed koju, sa võid natuke lugeda veel piiblit. Üks hea lugu piiblis on kirjas Luuke evangeeliumi 16. peatükis, kus on nagu Jeesus jutustab veel loo ühest vaesest mehest, ühest rikkast mehest ja kuidas see rikas mees nagu lõpetab enda elu põrgus ja see vaene mees lõpetab enda elu taevas. Ja see kontseptsioon on selline, et Jeesus tegelikult, kes rääkis kõige rohkem taevast ja põrgust üldse piiblis ja ma usun selle pärast, et ta tegelikult teadis, rohkem kui teised autorid, ta teadis tegelikult seda, mis inimese ees ootab. Ta rääkis selle loo selliselt, et inimesed, kes jäid põrgusse, või see inimene, kes jäi põrgusse, ta nägi seda, mis toimus taevas ja see põhiline kontseptsioon, mis ta elus oli kahetsus. Kahetsus selle üle, miks ma ei teinud seda valikut Jeesuse kasuks. Miks ma ei teinud seda valikut? Ja ma tahan öelda, nagu eelmine kord Meego rääkis sellest, milline näeb välja taevas ja milline näeb välja põrgu, aga minu ettekujutus, mida rohkem ma olen eriti mõelnud viimastel nädalatel ka selle peale, ongi see, et tegelikult põrgu suures plaanis ongi see kahetsus. See on koht, kus sa oled ilma Jumalata ja sa näed inimesi, kes on koos Jumalaga ja sa kahetsed. Ja see on jätkuv ja see on püsiv ja see ongi lõpp. Sa jääd alati kahetsema seda, sest sa näed seda, mis sa oleks võinud valida. Ja sa oled selles enda valikuga tegelikult koos. Ja ma ütlen ausalt, ma ei taha, et ükski minu sõpradest, minu lähedasest ega isegi minu vaenlastest lõpetaks selles kohas. Ja ma loodan, et sama ei taha ka sina. Ja see küsimus on, et mis on täna meie otsus siis? Mis on see meie otsus? Sa võid öelda seda, et ma lihtsalt ei usu seda. Ma lihtsalt ei usu seda kogu põrgu, seda piibli kontseptsiooni ja ma lihtsalt eiran seda. See on su võimalus täna teha, öelda seda. Ei, ma ei usu seda. Aga ma lihtsalt tahan sulle öelda, et kristlasena, kui see elu lõpeb ära ja kui tulebki välja, et kogu see asi on olnud vale või justkui ei olegi mitte midagi pärast seda, siis mul ei ole midagi kaotada. Ma ei kahetseks ühtegi asja, mis puudutavad enda valikut Jeesuse kasuks siin elus. Eks mul ei ole kaotada tegelikult midagi. Kui sa täna otsustad selle, et sa valid Jeesuse kahjuks ja sa valid sisuliselt põrgu kasuks ja sa mõtled selle peale, et siin pärast seda maailma ei tule nagu nii mitte midagi. Sa võid mõelda, sa võid loota seda, aga ma usun, et see risk, mille sa võtad, on päris suur. Sest kui peaks olema nii, et tegelikult ka ongi see kõik tõde, mida mina 100% usun enda südames, siis mitte keegi meist ei taha olla põrgus, mitte keegi meist ei taha olla lahus Jumalast. Ja see on see reaalsus. Ja ma ütlen ausalt, minu eesmärk ei olnud nagu täna nagu teha meid kurvaks või täna meid nagu panna kuidagi nagu lihtsalt teha melanhoolseks või mõelda, et paljud inimesed lähevad põrgusse ja see on ka reaalsus. Võib-olla Jumal kõnetas sind läbi selle, võib-olla ta nagu koputas su pähe natukene ja suunab sind kuhugi lihtsalt midagi tegema. Aga minu põhiline sõnum on see, et meil on täna kõigil võimalus valida Jeesuse kasuks. Kõigil. Ja see on täielikult sinu käes, mis sa teed ise. Mitte keegi teine ei saa teha seda otsust sinu eest, mina ei saa teha seda otsust sinu eest, sinu vanemad, sinu sõbrad ei saa seda otsust sinu eest teha. See on sinu otsus, aga see otsus on nii oluline, sest see määrab ära sellest, kus sa vedad igavikku. Minu loos, minu unistus on see, et me ei teeks otsust Jeesuse kahjuks, mis viib meid põrgusse. Vaid me valiksime Jeesuse ja me võiksime igavesti elada koos Jumalaga. See lootus on meile kõigile antud ja see on meie teha. Ma tahaks palvetada ja siis ma tahaks jagada teile ühe videoloo, aga palvetame korraks.
kallis Jeesus, ma tänan sind selle võimalust, et me saame olla siin ja Jeesus, me täname sind selle eest, et sa oled andnud meile kõigile lootuse, sa oled andnud meile kõigile võimaluse. Jeesus, sa näed, siin on, ka siin samas ruumis on inimesi, kes võib-olla peavad tegema täna selle otsuse sinu kasuks, Jeesus. Jumal, paletan, et sa puudutaksid, Jumal, nende inimeste südant, kes peavad täna selle otsuse tegema, kes ei ole teinud veel valikut sinu kasuks, Jumal. Jumal, et sa kõnetaksid neid ja annaksid neile mõista, Jumal, et kõik muud teed viivad hukatusse. Jeesus. Jumal, ja ma lihtsalt paletan ka kõikide meie pärast, Jeesus, kes me juba tunneme sind, Jumal. Et me kuidagi ei mõnuleks sellest teadmises, et meil on igavene elu sinus, Jeesus. Vaid me hooliksime enda lähedastest, Jumal, me hooliksime inimestest, kes on meie ümber ja me hooliksime ka nendest inimestest, kes isegi võib-olla tahavad meile halba, Jumal. Jumal, sedavõrd palju, et me jagaksime tegelikult evangeeliumi. Jeesus, lihtsalt kõneta meid ja räägi meie vastu ja lihtsalt muuda meie elu, Jeesus. Amen. Vaatame korra ühe videoloo. Veidi üle 3 aasta ja see on minu lugu. Inimesed, kes mind tunnevad ja teavad midagi ka minu iseloomustaksid mind kui elust rõõmsu tundva, rõõmsameelse, optimistliku mõttelaadiga ja vahest ka hullutüübina. Ometi pole see alati nii olnud. 7 aastat tagasi olin mentaalne muretseja nädal. Ma kartsin alati igale poole hiljaks jääda ja minus oli pidev ärevustunne. Mu hing oli haige. Siis tuli mul minna ka pealtnäha lihtsale volunteerile. Paranemisperioodil aga ei suhelnud ma kellegiga peale oma koduseid ja püsisin kodus. Selline eluviis tõi aga mulle depressiivsed mõtted ja ma tundsin, et mind ei ole siia vaja. Et absoluutselt kõigil oleks parem, kui mind ei oleks. Kolmas vabanemine. Peaaegu igal õhtul mõtlesin erinevatele viisidele, kuidas seda teha. Üks päev mil istusin enne arvutis e-koolis, tundes, kuidas ma mattun kõigi nende kohustuste alla. Ma ei saa kõigi nende järeltöödega hakkama ja ma tundsin, et pääsu pole. Korraga aga tuli minusse tunne. Suva, kool ei ole elu. Ma saan kõige sellega hakkama, kui võtan ained käsile ühekaupa. Ma muutusin, olin vaba ja õnnelik, endis mina polnud enam. Nüüd kui tagasi kooli läksin, siis arvan, et keegi klassikaaslastest ei teadnud, mis oli toimunud. Kuigi ma tundsin ennast uuena. Ma tegin välja, kargasin ringi ning nägin elu värvilisena. Teine suur muutus mu elus oli siis, kui tegin päästepalve. Kuigi sel hetkel ei saanud ma päris täpselt aru, mida see tegelikult tähendab, oli minus suur tung see palve ära teha ja ma ei kahetse seda kunagi. Sest see on pöördumatu ja tingimusteta. Liiga hea, et mitte vastu võtta või lahti öelda. Jumala tundma õppimine ja temaga koos elamine on elukestev õpe. Kõik muu halb, mis on olnud varem, on just meelest viitud. Jumal on mind alati hoidnud ja viinud läbi mind kõigest, mis on olnud. Aitab olla tugev vastupanus mu sõltuvustele ning teeb mind elavaks. Elu kristlasena pole kuidagi muretum või roosilisem. On tõusi ja mõõne, vahest depressiivseid mõtteid, kuid minus on lootus ja rõõm. Mul on väärtus ja eesmärk. Tänu temale olen julge, enesekindel ja armastatud. Jumal on mu abistaja ja kalju. Ma tunnen ärevust ja samas ka rõõmu teadmises, et meil on võimalus elada koos Jumalaga igavesti. Jumal on teinud midagi imelist inimese kaudu, kelle tõttu täna sina siin koguduses oled. Loomulikult oleks see võimatu. Mina olen tänulik sellele inimesele, kellel oli panus minu elu 3D koguduse Jumala leidmisesse. Kui sinul on mõni küsimus, probleem, mure, aga ka rõõm, siis palun sul selles mitte üksinda jääda, jagada seda äkki minu või mõne teise koguduse kaaslasega. Aga kindlasti jaga seda ka Jumalaga.
see oli Aneti lugu siis, ta on üks meie koguduse liikmetest ja lihtsalt üks selline lugu, kus ta kirjeldas seda, mida Jeesus oli tema elus teinud ja me tahame laulda veel ühe ülistuslaulu, bänd võib tegelikult lavale tulla juba ja ma loodan, et see lugu oli sinule inspiratsiooniks sama palju kui minule ja lihtsalt teadmiseks, et Jeesuses peitub elu ja ma tahaks lugeda sulle ühe kirjakoha, mis on veel mul südamel. See on Johannese 14:6, kus Jeesus ütleb selliselt, et mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja ma tahan, et sa võtaks, see oleks nagu see salm või mõte, mida sa tegelikult võtaks täna siit kaasa, et ei ole mingit muud teed kui Jeesus ja sul on võimalik täna teha see otsus Jeesuse kasuks. Ma olen siin järgmiste sammude laua juures, on inimesed, kes on valmis sinuga palletama, sind aitama, sind teenima, sinuga koos rõõmustama, sulle kinkima kingitusi, lihtsalt, et nagu saada osa sellest elu muutusest, kui see on täna sinu päev, kus sa teed selle otsuse Jeesusele järgneda. Kui sa lähed koju siis, ja sa ei ole seda otsust teinud, siis palun mõtle selle asja peale veel. Mõtle selle peale, kes on Jeesus sinu jaoks ja kas sa tahad olla tega koos või mitte. Ja vastal igatahes jääme järgmisel pühapeal ja pärast seda sama teenistust tegelikult kell 15:20 toimub ka ristimine siin samas õues, kus see tünn on. Eeva, me üks koguduse järgmine liige siis, kes saab ristitud, see saab täna ristitud ja ma loodan, et sa võtad selle jaoks ka aega, et saad sinna tulla, aga mõtle selle viimase laulu aeg veel ja nii mina kui seal samas järgmises sammude laulu juures inimesed on valmis sind palves teenima ja sinuga lihtsalt koos jagama neid mõtteid ja rõõmustama, nii et võtta see viimane laul ja mõtle selle peale. Sinus leian
Jumal, ma tänan sind selle eest, et sa oled kõnetanud meid siin täna ja tänan selle eest, et sa pakud meile oma armu ja enda armastust ja lihtsalt palun võtaksime